Tere kõigile! Mul on väga hea meel teid kõik siin näha. Meie oleme Progressiivne Liikumine ja mina olen Kristin, selle uus juht. Nagu te näete, siis me täna räägime kväärkultuurist, aga enne veel, kui me selle paneeldiskussiooni jõuame, siis laval astub Kristiina Jaaris, kes on Badischullist, Euroopa kultuuripealinnast 2024 Austriast, kes räägib meile kväärkogukondadest ja just nendest nagu väiksemates kohtades. Nende projekti nimi on Salzkammer Queer. Peale seda esitlust liigume edasi paneeldiskussioonini, kus kväärkultuuri üle arutlevad Manna, Piret Karro, Artur Regas ja Edgar Rahimov, kes räägivad ja mõtisklevad siis selle üle, mis asi üldse on kväärkultuur, mida see nende jaoks tähendab, kuidas see on sulandunud Eestisse, Eesti kultuuriruumi ja mida see kõik üldse tähendab. Nii et aitäh ja head kuulamist! Thank you, Christine. Hello, everybody. Thank you for having us here. Thanks for the possibility to give you a quick view on our project and what we're doing in Austria. I'm here with two wonderful people, with David Rössler and Florian Edlinger. They are here and will be available for questions and discussions afterwards as well. And thank you, Keio and Kristin, and for your whole team for organizing this. And I'm really happy to give you a short glance what we're doing in European Capital of Culture, but Badische Salzkammergut 2024, and especially at the project Salzkammer Queer, where we're doing a queer community building. And now Mario will show us a quick video about our program. It's from our opening in January, so that you get an impression where we are artistically. Imagine the sound louder. We know each other well. To know but you're the reason to security. Gehört in ländlichen Raum und den Frauen. Hiermit ist die Kulturstadt Oberst eröffnet. Thank you. Yeah, we kind of messed up the official opening where we were telling that the European Capital of Culture is
is opened now. You saw it just on the video when we were talking in German about the women and Flinte persons owning the future of the rural region. European Capital of Culture going inner Alpine is very important concerning, yeah, next slide please. Is very important because it has to do with the openness of societies that we're dealing with. You will know that Tartu 2024 is a sister European Capital of Culture of Bad Ischl Salzkammergut 2024. And we are in an alpine rural region for the first time of the histories of European Capitals of Culture. And we have, we're doing this European Capital of Culture title with 23 municipalities in the Alpine rural region, which are really small, really rural. And the banner city, like the main city, has 14,000 inhabitants, and overall is around 100,000. And why this is so important is because of the relief you see on this map. Could you please give me the next slide? And you see here that we want to redefine cultural landscapes with our program, and this geographical situation of Bad Ischl Salzkammergut is really special because we have a really rugged topography. We have lakes and mountains, which are really beautiful, of course, but it somehow divides people and divides or prevents you to go outside, prevents you somehow to connect to others, and we want to change that through our artistic program and our capacity building and community building. And we formed an artistic term, the enclave. It's a word combination from exclave and include, and it means that we want to open up the region and form a vibrant, cultural and really unique region that is open for others and lets others in as well. So, which is really well connected inwards and really well connected to other countries, for example, and other people. Next slide, please. And we are doing this through an international network with actions like this, that we are traveling to other European capitals of culture, but not only to European capitals of culture, but other European cities and international cities to connect ourselves with each other, because we learned that a lot of queer communities or a lot of queer associations have the same challenges, and in this share of knowledge we try to enhance our possibilities to be visible and to be thriving in the future. And next slide, please. We have built the program of the European Capital of Culture in 4 program lines. It's Power and Tradition, Culture in Motion, Sharing Salzkammergut, The Art of Traveling, and Global Local Building the New. And with the project we are talking about now, we are really much focusing on culture in motion, where we try new forms of arts or new cultural forms, where we try to make queer culture visible as well, which is still really difficult in this rural region in Austria, where we are doing our European Capital of Culture, and as well Global Local Building the New, because as I said before, we are really focusing on an international focus and exchange, and global local is a word combination as well, and it means that we want to
act locally and regionally, but think globally, and of course interconnect globally as well. Next slide, please. And therefore, two main projects formed in this process, where we want to implement queer culture or make queer culture visible in traditional landscapes. In these rural regions, traditional art forms are very well anchored. For example, classical music or folklore music is very well known and very good, very well received. But all new art forms or newer cultural forms are very unknown and some kind of suspicious, and we wanted to go in there and break that up. And we started a project that's called Salzkammer Queer. It's a queer community building process throughout the whole European Capital of Culture region, throughout these 23 really rural regions. And out of this Salzkammer Queer project, a voluntary project has formed. It's the Salzkammer Pride. And you see here on the left side one really important meeting of Salzkammer Queer where we kind of discussed, or one whole day discussed our program and our achievements and everything for the upcoming 3 years. And on the other side, it's the official opening of the Salzkammer Pride. And this is so important because it's the first ever Pride made in this region. And on the left side on this picture, you see the mayor of Bad Ischl, the mayor of the banner city, and Birgit Hofstetter and me opening our Pride Parade. Next slide, please. Salzkammer Queer is not only a community building in the rural region, but also has an artistic approach. We're working with Karolina Czakowska. She's a Polish photographer, really catching auras of people very well, and she is accompanying us throughout the process of Salzkammer Queer. And Hanna Hofstetter is an Austrian artist working with experimental videos, and she is as well accompanying us doing our activist work and our project progression. Salzkammer Queer is held by Insel Girls and Women's Center and Women's Forum Salzkammergut, and these two organizations also made a really big step towards a contemporary queer feminist approach through this project. Next slide, please. Here is another example of international exchange as well. We did an exchange called Create You. It's a youth exchange between the European Capital of Culture Chemnitz that will have the title year in the upcoming year in 2025, and us. And we're doing discussion panels and forming a youth group, and they will curate a project for the youth festival next year in Chemnitz. Next slide, please. And now I'm giving just a quick insight in our Salzkammer Pride, which I'm really proud of, obviously. And here you see on this picture the combination of the really traditional city and the progressive demonstrating on LGBTIQ+ rights. Like the architecture really again states this traditional landscape where we are working and living.
And as I said before, it was the first ever Pride in this region. It was only possible because of a lot of private sponsors and 50 volunteers. We had around 5,000 people in the city of Bad Ischl celebrating Pride and demonstrating for LGBTIQ+ rights. And on top, we had an international program with wonderful artists and ambassadors. And you will see that on the next slide, please. Oh, on the very next. Okay, that's another example for doing queer culture in traditional landscapes. In the rear area, you see the kind Hofbeisel. It refers to the emperor, which is really like touristically important still for the tourism sector in the region, but young people just don't give a about the emperor. And on the in the front area, you see demonstrating people, colorful people, telling First Pride was a riot. Next slide, please. And this campfire moment of the Pride was really important for building our community, because queer life in Salzkammergut wasn't visible at all, or not that much as we want that to have. And we want queer people to step up, to be visible, to feel safe in the public sphere. And we did this through the Pride, and I want to mention people from the core team that can't be with us today, unfortunately, because of other projects or holidays, but I want to tell their names so that you might know if you meet on another Pride. Birgit Hofstetter, Sabine Weninger-Budlak, Alexandra Höller, and Barbara Steinmaurer, and it wouldn't have been possible without this team. And of course, this Salzkammer queer community holds with really active people contributing to the process, as Florian and David as well, like bringing up ideas and leading these ideas to success and to visibility. It's really important in this. You might you know that as well. Next slide, please. And of course, artists and ambassadors supported us as well. You see there Chris Conde doing a performance, a rap performance, and he went viral with this video, and even got mentioned in the Rolling Stone. Salzkammer Pride as well made it to Rolling Stone. We're very proud of that as well. You see Tanzhexen, it's a local dance group referring to like playing around with gender roles, and comic figures, and Cardamom Tea. It's a duo from Austria, and Miles Bullen coming as well from the US. He's referring to himself as beatbox poet, and the name is right because he's really poetic and energetic, and yeah, he was really supporting the demonstrating and celebrating crowd. Chris and Miles did a tour in Europe and just visited us, fortunately. Next slide, please. One of our most important ambassadors in human rights is Conchita Wurst. She visited us for the Pride Parade, and afterwards she did a performance with us and partied a little bit with us as well. And Karl Klitt and Dixie Glow from the drag collective Bro Homo did a lot of parodies as well, for example, of traditional features of Austrian culture, such as yodeling. And Karl Klitt made us all yodeling in this event. And next slide, please. And we finished with an after party taking place in a really traditional building in the middle of the city. It's called Trinkhalle Bad Ischl. It's referring to a building to a milk drinking culture, which was common to use, aristocratic people used it in the past when they did their vacations in Bad Ischl and the Salzkammergut, and it's really referred to as quiet and clean and really humble.
Istanbul, and it took a little bit of effort, but in the end, the touristic guys wanted to let us in this Trinkhalle, and there we did a perfect after-show party with DJ PK1, who is in the queer lesbian scene in Vienna, and DJ X-Brain, who is literally on every Pride in Germany. And we were able to get the two for our program, and we are planning to do a next Pride next year. And of course, you are invited to our Pride. We will announce the dates during fall soon. And last slide, please. And I'm already at the end. I just wanted to give you a small insight in our projects, in our activistic work. You see Florian and David here again, and we will be celebrating Pride with you tomorrow as well. I'm really looking forward. Thank you for having us. Thanks so much. Thank you for your work, and have a nice evening, have a nice weekend, and happy Pride. Nii, mina jälle siin. Ma nüüd kutsun lavale meie enda toetajaliikme, kodanikuõiguste aktivisti ja feministi Gea Kangileski, Manna, Edgar Rahimovi, Piret Karro ja Artur Rõigase, kes nüüd räägivad queer-kultuurist. Ja Gea teeb siis täpsema sissejuhatuse. Tere kõigile! Ma saan aru, et siin on väga palav, eks ole. Aga me püüame kuidagi hakkama saada. Ma ütlen, et me arutame kuskil tund aega, võib-olla natukene peale, et teil kõigil jääb ka võimalus kaasa rääkida ja küsimusi küsida. Aga kui kellelgi hakkab väga palav ja paha, siis loomulikult võib vahepeal õhku hingama minna, me ei võta seda kurjasti. Kes meil siin laval on? Võtame istumise järjekorras. Meiega on Artur Rõigas või ka Tag, nagu sa oled öelnud, kes korraldab maa-aluste queer-pidude seeriat Pödepõrgu pidu ja on vabatahtlik ka Beemoti keskuses. Tere. Tere. Ja talle lähevad korda queer-inimeste, neurovärviliste ja puuetega inimestega seotud teemad. Sellest kõigest siis hiljem. Tervitage teda! Meiega on Edgar Rahimov ehk Amory Things Revlon, kes järgib alati ühte asja oma esinemistes ja see on mitte kunagi lasta kellelgi jääda ükskõikseks tema kohaloleku suhtes. Aastal 2007 kutsuti teda liituma esimese Vogue House'iga. See on siis Royal House of La Bella USA-s. La Bella, väga aitäh, parandame taati. Ja saades sellega siis ka ainukeseks esindajaks Balti riikides. Ta korraldab tantsusündmus Eestis, on siis tantsumentor, pallide ja tantsukursuste korraldaja ja aitab kaasa ballroom ja kultuuri arengule Eestis. Aplaus! Meiega on Piret Karro, kes on semiootika ja soouuringute taustaga feministlik autor ja ka kunstikuraator. Ta on uurinud naisliikumise ajalugu, avaldanud selle kohta ka artikleid, sealhulgas siis ka Vikerkaares, Sirbis, Müürilehes, oled sa olnud ka toimetaja lausa. Tema Kesk-Euroopa ülikoolis kaitstud magistritöö pealkirjaga siis Sa oled hüsteeriline ja see on nõiajaht, soolisust diskrediteerivad diskursused Eesti meedias, pälvis Eesti Teadusagentuuri äramärkimise ja lisaks on ta siis ka hetkel nõunik Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi võrdsuspoliitika osakonnas.
aplaus. Ja meiega on ka Manna, kes alustas oma laulja karjääriga 2019. aastal SoundCloudis. Nüüdseks on ta välja andnud 2 albumit, palju singleid, teinud koostööd nii Nublu kui Reketiga. Tema stiil on mitmekülgne, leidub bassirohket, elektroonikat, indit, rocki, hüperpoppi. Eks ta ise räägib täpsemalt, miks ja kuidas. Ta on innukas vaimse tervise probleemide eestkõneleja. Samuti seisab ta LGBTQ+ kogukonna, naiste ja inimõiguste eest. Ja tema eesmärk on panna kõiki turvaliselt tundma ning oma muusikaga püüab ta seda sõnumit ka edasi anda. Aplaus talle! Nii. Ma arvan, et kuna see paneel siin kannab pealkirja, et mis on kväärkultuur, mis on selle ajalugu, siis kõige õigem olekski alustada sellest, et kuidas teie ise defineerite või näete, et mis asi see on, kui me räägime kväärsusest või mis on kväärkultuuri teie jaoks? Ja täitsa vabalt alustame, Artur, näiteks sinust. Minu jaoks kväär on osati kindlasti väga mässamine või normatiivsusest üsna kaugele jääv nähtus, millega minu jaoks on minu elu osa lihtsalt. Ma ei saa muud moodi, ma ei saa normatiivsusesse kunagi ise jääda. Piret, sa noogutad siin. Tahad sa äkki kommenteerida? Ma arvan, et väga hea definitsioon. Ma arvan ka, et kväär on asi, mis toimub äärealadel. Me seostame seda tihtipeale seksuaalsuse ja sooga, aga ka etenduskultuuriga või performance'iga. Sest et see on üks koht, kus inimesed saavad kuidagi kogukonda tunnetada ja ennast väljendada. Ma ütleks sinna juurde, et kväärkultuur on seotud nii väga performance'i etenduskultuuriga sellepärast, et kõik on veits performance ja kui normatiivses ühiskonnas elavad inimesed etendavad normaalseid inimesi, siis kväärkultuuris inimesed peavad igapäevaelus ennast natukene teistmoodi etendama ja siis kväärkultuuri üritustel saavad ennast päriselt endana tunda ja endana etendada ennast. Okay, et kväärkultuur siis sinu definitsiooni järgi on ka selline kultuur, mis vabastab? Mulle meeldis, eile oli siinpool sood etendus ja kas selle kavast lugesin või Delfi pärast ise rääkis, kuidas tema jaoks on tema drag muutunud tema elu keskpunktiks. Et mina näen seda, võib-olla nüüd natukene projekteerin Delfile peale seda, aga mina näengi seda niimoodi, et mõned kväärartistid, drag-artistid näiteks saavad oma päris minale natukene ligemale läbi oma etenduskunstide just ja tunnevadki võib-olla ennast laval mugavamini kui väljaspool lava, kuna saab etendada. Nii, kuidas teil tunne on? No, töötab jah. Ja, töötab. No põhimõtteliselt jah, ma olen nõus öeldud asjadega. Kuna mina tulin siia ballroomi osana ja kuna ma tegelen tantsudega, tegelen Vogue'iga mingi 10 aastat, et ma olen näinud, ma olen osalenud erinevates riikides, Euroopas, nii samamoodi Venemaal ka jõudsin vaadata, kuidas toimuvad asjad. Ja igal pool, nagu kuna Vogue, mis on tantsuosa ballroomist, üldse see subkultuur oligi tehtud just poliitika pärast. Ja poliitika igas riigis on erinev, mentaalsus, kuidas inimesed käituvad, kuidas inimesed aktsepteerivad asju on igal pool erinevad. Aga Vogue'is, ballroomis, Vogue-ballidest, ehk siis Vogue-ball, see on lihtsalt siuke sündmus, kus inimesed saavad kunstilises vormis võistelda. Ehk siis näiteks ongi see, et tavaelus me saame, ma ei tea,
lihtsalt niisama minna tülli või siis ma ei tea, mingisuguseid nagu asju võib nagu tavarutiinielus nagu olla. Vogue'is, Ballroomis me saame minna tülli nagu üksteisega, kui näiteks mulle ei meeldi sinu outfit või siis sulle ei meeldi, kuidas ma teen performance'i. Aga täitsa on keelatud mingisugune diskriminatsioon, mis nagu ongi seotud kas homofoobia, kas transfoobia või üldse nagu see on keelatud. Ja just selles ruumis mina saingi ennast avada, ma ütleksin, leida, kes ma olen, milline ma olen. Ja ainuke asi, mis võib-olla mina sain kindlaks teada, et you can be anything, you can be different, sest see ongi see, et meie olemegi erinevalt, aga keegi otsustas, et see ei sobi. Et me peame olema nii, kuidas nagu mingi eeskirja nagu järgi. Aga kes seda eeskirja vormistas, see on suur küsimus, mis mulle täitsa huvitav ka ei ole. Ehk siis see ongi see, et täna ma võin olla see, aga siis järgmine kord ma võin tunda, et okei, siin ma võin nagu näiteks nagu veelgi rohkem näiteks tšüt paljastada ennast või mis iganes, sest sa võid oma outfitides sa võid oma väljenduses, oma välimusega, sa võid olla, kes sa tahad. Ja minu jaoks see võib-olla ongi queersus ja võib-olla seda definitsiooni mina saingi endale nagu selgeks. Võib-olla mingi, ma ei tea, viimased 6-5 aastat, et ma kolisin Tallinnasse, siis ma saatusin Sveta baari. Ma sattusin samamoodi Rene Kösteriga, kes on my idol ja kes võib-olla ta isegi, ta ei ole mulle nagu see selgitanud midagi, et nagu see on see, aga ta andis väga suurt võimalust, et mina saaksin ennast näidata ja siis ta lihtsalt viis mind ja ma hakkasin nagu ujuma ja siis nüüd ma olen siin. Väga tere. Manna, mis on sinu jaoks queer-kultuur ja miks oled sina queer-kultuuri keskel? No ma kuidagi sattusin paratamatult. Ei, aga ma olen ka ju ses suhtes nii-öelda ametilt siis esineja, ma olen lava peal ja meelelahutaja siis mis iganes. Ja ka nagu mis siit kõikidelt ikkagi välja joonistus oligi see, et väga palju on seda performatiivsust. Aga ma arvan, et väga suur osa sellest tuleb tegelikult sellest, et tegelikult kui mõelda, siis see nagu väga globaalne queer liikumine on siiski päris uus. Et ongi, et ma ei tea, et eelmisel sajandil juba see oli ikkagi väga-väga tabu teema, nagu, et see vaikselt hakkas ärkama, aga see oli ikkagi päris tabu. Ja et nüüd ongi, et nüüd kui on nagu võimalus ikkagi üldises pildis nagu turvalisemalt ennast väljendada ja on tekkinud mingid ruumid, kus saab nagu olla vaba ja on tekkinud lavad täpselt just selle jaoks ja lavad, kus queer inimesed saavad esineda ilma, et neid visatakse mingite asjadega nagu, et siis see nagu mingi süke pikk, mingi süke alla surutud nagu kunst või mingi laadne asi tuleb nagu välja. Et ongi, et sellepärast ma ütleks, et see ongi nagu nii performatiivne ja kirju ja loov, sest et see on nagu nii pikalt alla surutud ja ikkagi me oleme ju mõjutatud sellest, mis oli kunagi ja mis nagu, kuidas siis meiesuguseid koheldi. Et nüüd, kui on nagu vaba mulle, et siis jah, et ma arvan, et siin juba suuresti öeldi ka väga ilusti ära, aga et ongi vabadus on üks suur osa sellest, mille nimel peame ikka veel võitlema natuke aega, aga we're getting there. Ma haaran sul sõnasabast kinni, et see safe places, mida praegu queer kogukond vajab selleks, et ma ei tea, esineda ennast väljendada, ennast kuuldavaks teha.
et kas see on kuidagi olemuslik kväärkultuurile, kas see peabki nii jääma teie meelest? Noh, ma mõtlen selles mõttes, et see on eraldi siis teisest kultuurist või me võiks nagu loota, et millalgi on kväärkultuur kuidagi orgaaniline osa. Noh, sealhulgas ütleme see osa kväärkultuurist näiteks, mis puudutab etenduskunste või ka muusikat, eneseväljendust sellel moel. Et noh, et see ei ole enam selline, et me peame otsima sellise oma safe nurga kuskil on ju, vaid et see on asi, mis pääseb suurele lavale täpselt samal moel nagu mis iganes muu huvitav kultuurifenomen võib seda teha. Mul on arvamus. Et minu meelest praegu on ikka veel see, et see nagu oleneb ka väga suuresti siis nii-öelda mitte kväärkogukonnast, et see on veits nagu natukene sihuke ukse taga ootamise vibe ikkagi, et ongi, et meil on väga tugevalt, et kuna see on jällegi nagu värske asi tegelikult ikkagi nagu pikas plaanis võttes, siis ongi see, et meil on nagu turvalisem olla enda kogukonnas, sest et veel nagu, et vaikselt nagu katsetatakse, et noh, et see avalik ruum nii-öelda siis on ikkagi nagu paljude jaoks hirmus ja sketš. Ja see on nagu täiesti arusaadav ka, aga ka see ütleb väga palju, et kui ütlemegi näiteks artist mis iganes vormis, kui ta kuskil mainib, et ta on kväär või kuidagi midagi mainib nagu siukse osa kohta endast, siis ta on kohe kväärartist ja ta on kohe kväär see ja ta on kväär see, et ongi, et keegi ütleb, et noh, mis iganes nagu, et ongi, et sulle jääb kohe see silt külge ja siis see on see definitsioon, mis ei ole halb asi. Aga see on ikkagi see, et nagu üldiselt ühiskond kohe siin pannakse nagu kuskile gruppi ikkagi. Sa muutud nagu niši artistiks sellega või niši esinejaks? Jah, et ongi, et seda saab nagu muidugi väga hästi enda jaoks ära kasutada, aga samas ikkagi, et nagu kui nüüd natuke kaugemalt vaadata, et siis see on ikkagi see, et see ikkagi, sa oled kohe eraldi kuskilt nagu, et kui sa ei maini midagi, siis sa oled seal suuremas massis, aga kohe kui mainid, siis siin pannakse nagu kuskile mujale tulpa minu meelest. Ja, palun. Ma vastaks su küsimusele nii, et üks osa on see, et mida me peame kvääriks, eks ju, et kui sa küsid, et kas see kunagi jõuab nagu mainstreami näiteks, siis tõenäoliselt see, et kui see asi, mida teie siin teete, eks ju, jõuab mainstreami, selleks hetkeks on kväär võib-olla midagi muud juba või noh, need arengud ühiskonnas ja erinevates subkultuurides ju pidevalt käivad. Et kunagi oli punkkultuur, meeletu ääreala siuke vastupanu liikumine ja tänapäeval lõikavad kuskil suburbias elavad pereisad oma poegadele neid pungiharju. Et asjad liiguvad pidevalt, noh, mingid asjad toimuvad, eks ju, äärealadel ja lõpuks jõuavad sinna tuuma kohale ja hakkavad, muutuvad selliseks mainstreamiks, et mingist vastupanust nende sees ei saa enam rääkida, et selline dünaamika, ma arvan, ei ole välistatud. Aga kui me küsime, et kas tänapäeval on kväärinimesed Eestis, kas on vaja neid nagu turvalisi ruume meie jaoks, siis see sõltub sellest poliitilisest ja ühiskondlikust kontekstist, et kui palju meil on mingisuguseid vihakuritegevused inimeste vastu, kui terav on homofoobia ja transfoobia ja mis on mingisugused poliitilised arengud, mis neid asju nagu natuke kaugemale ajavad. Et ma arvan, et praegu on asjad kindlasti paremad, nii nagu Manna rääkis, nagu kui kunagi mingi hetk varem. Aga ja ma nagu ei oska seda öelda, et kas nii palju paremad kui üldse kunagi olnud on. Sest et mulle tundub, et asjad käivad eks ju lainetena, et 100 aastat tagasi 20-ndatel oli ka mingisugune kväärkogukond ja mingi tegevus käis. Too aeg oli tõenäoliselt üldse võrreldes hilisemate mingi 30-ndate, 40-ndatega palju liberaalsem kui ühesõnaga, et mingid kümnendid olid kõvasti liberaalsemad kui hilisemad kümnendid. Ma arvan, et need inimesed, kes elasid 60-ndate Tartus, elasid veidi liberaalsemas keskkonnas kui need inimesed, kes olid kuskil ma ei tea, 80-ndate lõpu mingi stagnatsiooni kohas. Ühesõnaga, et aga praeguse olukorra juures on hea veel see, et me oleme üksteisega ühenduses. Et me saame hoida nagu sellist väga kiiret kontakti inimestega, kes tegutsevad teisel pool maakera ja teistes riikides. Et see kindlasti tekitab mingit momentumit juurde. Jah. No
esiteks jah. No mina ütleksin võib-olla seda, et jah, kui me räägime, no minu poolest ma räägin ballroomist, siis mainstreamiks see juba läks ja ikkagi see lähebki ja kasvabki palju rohkem tulevikus, sest mis nagu ütleb, mis seda näitab? Beyonce tuuris olid Vogue tantsijad kutsutud tantsimas, isegi olümpiamängudel minu Revlon father Pariisist, Vini Revlon, ta oli kutsutud korraldada Vogue balli. No, saate aru, olümpiamängudel Vogue ball. Ja siis samas seal olid esinemised, performance'id, mis tegelikult läksidki viral maailmas, nagu need Twitter/X-is, Instagramis, et mis asja see on nagu mingi kväärid, nagu mingi drag queens, nagu ongi olümpiamängudel ja see juba näitabki seda, et vähemalt inimesed hakkavadki rohkem teadlikud olema. Ja mina ütleksin seda, et Eestis meil on ka inimesi, kes samas tantsivad. Ma ei ütleks, et meil on ballroom kultuur, sest praegust neid inimesi, kes tegelevad nagu kultuuriga, mitte tantsudega, sest Vogue ehk siis tants, see on ballroomi ainult väike osa. Ehk siis kuna see räägitakse competitionist, et ongi nii palju erinevaid kategooriaid, kui saaks inimesed võistelda, aga see võistlus ei olegi lihtsalt see, et ma lähengi nagu võistlema, et see ongi see, et inimene igaüks nagu igapäevaselt, see on fight, see reaalselt igaüks võitleb millegi, kas või võitleb, et selle eest nagu, et mina ärkasin täna, milleks ma selle tegin, või siis ta võitleb, et sellest, et for my spot under the sun. Ja Vogue'is seda saab teha hästi mugavalt, no mingis määras, sest queer communities, gays, drag queens, all the LGBT people, shady, if they are shady, if it comes to shade, you better be ready. Ja nagu ma mainisin kategooriatest, best face, best body, best sex siren, ehk siis best dressed, parim kostüüm, runway walk. Et põhimõtteliselt seal igaüks saab leida endale mingisugust kohta, ehk siis kategooriat, kus ta saab nagu ette valmistada. Kostüümid, see on siis kreatiivne osa, see on peamine osa. Ehk siis your presence, how you present yourself on the stage, see on väga oluline. Ja kuna see oligi kogu see, nagu need üritused olidki safe space'ina korraldatud selleks, et mitte lasta neid inimesi, kes saavad olla mingi oht. Tänapäevaseks ma ütleksin, et võib-olla ei ole nii keeruline sellega, sest kuna see lähebki populaarsemaks, et ja tänapäevasel on lootust, et meil on palju rohkem inimesi, kes saavad aru asjadest, kellele meeldib midagi ereda asjad, särtsakad, mis ei oleks nagu tüüpiline. Mida ma ütleksin, mis nagu Eestis on keeruline osa, on see, et meie mentaalsus, nagu räägib stereotüübideks, eestlased on aeglased. Ja teate, ma olen nii palju korda ma olen seda kuulnud ja see võttis võib-olla mult mingi 10 aastat, kui me tegelen tantsudega, see võttiski mulle aega selleks, et aru saada, mis see tähendab. See ei tähenda seda, et aga oma nahas ma sain aru, et see tähendab just seda, et inimesed väga aeglaselt ärkavad ülesse. Nagu vaadata, et meil tuleb, näiteks viimane Vogue-ball me korraldasime, meil oli suht palju inimesi ja vaadata seda, et inimesed, kes nagu tavapublikus, kui me räägime, seal oli palju huvitavad inimesi, kes olidki ise huvitatud vaatamas tulla, mis nagu toimub, aga see võttiski suht kaua aega. Kuni nad nagu üles soojenevad ja kohale tulevad. Samas, et inimestele näidata, et inimestele rääkida, et see asi meil Eestis eksisteerimas ja mida mina ei tahaks, et oleks meil Eestis, et
et me oleksime mingis väikses nurgas ja et nagu tegeldakse nagu oma asjadega omas väikses nurgas, siin on mina hea täiega, et mina ei tahaks, et see oleks, sest et see oleks nagu vastupidi, et see safe space oligi tehtud selleks, et väldida väljaspoolt mingi negatiivsust. Ja ma ei tahaks, et see olekski see, et näiteks mõnedes meil, eriti meil mõnedes baarides, et kus sa tuled ja sa võid tunda ennast diskrimineerida. Ja see ei ole mu asi. Ja kui ma näiteks korraldangi üritusi ja kui ma suhtlen inimestega ja kui ma üritan hoida vähemalt seda ideoloogiat, mis ballroomis ennast nagu viib ja toob, et kõik on teretulnud as long as there is enough respect in the room. Et nagu ei tahaks, et see olekski nagu nii kinnine. Ruum aga reeglitega. Ikkagi. Just. Artur, sina oled olnud Beemoti keskuse juures algusest peale, eks ole? Mitte päris, aga peaaegu. Et räägi natuke sellest, mis see Beemot on ja miks sellist safe place'i on vaja. Võib-olla me jõuame siit ka selleni tagasi, et kuidas me ikkagi räägime kväärkultuurist ja mida kväärkultuur veel hõlmata võib lisaks etenduskunstidele. Korda korraks, miks? Et räägi, miks selline Beemoti sarnane safe place ja tegelikult võib-olla, kuna siin ei ole võib-olla kõik, kes teavad, mis on Beemoti keskus, siis paar sõnaga selle kohta. Beemoti keskus aadressil Lille 9 praegu on kogukonna ruum. Peamiselt me tundume, et me keskendume vähemusidentiteetidele, vähemusseksuaalsustele niimoodi, aga me oleme ka tegelikult ka tegelenud igasuguste vähemustega, näiteks liikumispuuetega inimesed või üldse igasuguste vähemustega üritame tegeleda, üritame neile turvalist ruumi teha ja üritame teha seda, või meie eesmärk on, et meil oleks, et see oleks tasuta ruum, et see ei oleks 18 pluss ruum, et sinna saaksid tulla kõikides vanustes inimesed, et seal ei peaks olema sundi raha kulutada, et see ei ole mingi kohvik, kuhu sa lähed, kus sa pead maksma nüüd 5 eurot koogi ja kohvi eest, et seal istuda ja et seal seltskonda nautida. Et see ehitaks seda kogukonda ennast ülesse, mis ka Beemoti keskuse väliselt üksteist toetab, et inimesed leiaksid üksteist. Minu isiklikus arvamuses see koht peab olema lihtsalt selle jaoks, et kuskil oleks olla inimestel, kes kuskil mujal ei ole olla. Võib-olla siis jõuabki selle küsimuseni, mis oli teile kõigile ka ette saadetud ja mille üle tahaks väga arutada täna. Et mulle tundub, et kui me Eestis räägime kväärkultuurist, siis me enamasti kipume ikkagi rääkima just ööelukultuuri kontekstis või sellise pidutsemise kontekstis, mis võib-olla ei pruugi nii olla. See ei tähenda seda, et see osa sellest, et see öökultuuri osa oleks kuidagi taunitav. See on võib-olla lihtsalt esimene, mis on Eestisse kohale jõudnud, eks ole. Ja siin kanda kinnitanud ja toimib. Niivõrd kui palju toimib, aga mulle jäi teie jutust mulje, et toimib. Aga et kas see teine pool on kväärkultuuris olemas, esindatud juba Eestis või kuidas teile tundub selline kväärkultuuri osa siis, mis tuleb ööelust ja selle varjust välja? Ma ütleks kohe alguses ära, et natukene on, aga peod on nii palju toredamad kui kõik muu ehitamine, et need aspektid liiguvad veits vaiksemalt. No ikkagi on korraldamas, rääkides voogidest. Ja ma olen üks korraldajatest, et meil oli kunagi ka voogpallid korraldatud, aga nagu ma mainisin, et see oligi ennem pigem tantsuvõistlus, mis tegelikult ei ole, sest see on palju sügavam, aga ma ütleksin seda, et ööelu ta annab sul võimalust nii paljastada ennast, ehk siis nagu aktsepteerida ka. Ja see on väga tore seda tunda, kui sa oled, ütleme nii nagu mitmekesises ümbrises, nagu mitte ainult seltskonnas, kellega sa jõudsid, vaid üldise ruumis. Et
nagu ütlesin, et Sveta baar eelnevalt, see oligi see koht, et mis tegelikult ei olnudki ennem nagu queer space'ina. Ja seal lihtsalt olidki üritused korraldatud ja siis lõplikult oligi see, et kuna inimesed hakkasid tundma ennast väga turvalisena ja mis tegelikult, nagu mina nimetasin Svetat Kingdom of Freedom, sest tegelikult ma väga vabalt nagu tundsin ennast. See oligi see, et kui ma hakkasin nagu tantsima lihtsalt mitte laval, lihtsalt nagu in the crowd ja inimesed olid reaalselt pööramas ennast siis nagu in the circle. Ja kui näiteks ma olen pärit, Tartus pärit, mitte kunagi siin Tartus ei ole siuksed asju nagu olnud. Ja sa saad kokku inimestega, sa suhtled ja näiteks oma esimest hoogpalli ma korraldasin Svetas. Et üks asi toetab teist, veel läheksin, jah. Aga kas nüüd on Tartus juba midagi sellist? Viker jah, aga ma ei ole ka Tartus pidutsenud mingi 6 aastat pärast peale kolimist. Okei. Kuidas sulle tundub? Mul tuli just meelde, ma lugesin üleeile vist Gregor Kulla ühte intervjuud, kus ta rääkis sellest, et kuivõrd see kväärkultuur kui selline murrab oma sellisest kultuurinišist välja, et näiteks kas või võtame muusikaõppe juures, näiteks need muusikaettekanded, mis tehakse Eestis siis muusikaõppeasutustes ja muusikaettekandeid, mida tehakse võib-olla, ma ei tea, Berliini muusikaõppeasutustes on väga erinevad. Et seal on juba täiesti see kuidagi sees, et me esitame ja erinevaid autoreid, et need ei ole üldiselt nagu meile kõigile tuntud meesautorid, eks ole, sellest kindlast nimekirjast. Et minu jaoks see ongi nagu see, et sellisel juhul ma saaks juba nagu öelda, et kväärkultuur on midagi sellist, mis on nii orgaaniline osa, eks ole, kultuurist, et ta ei ole hoolimata sellest, et ööelu on väga kihav, et ta ei ole nagu enam seotud selle ööelu külge või kuidas teile tundub. See on midagi, kuhu poole me peame püüdlema, kas see juhtub orgaaniliselt või peaks see olema niimoodi poliitiliselt suunatud? Ma arvan, et selle poole igal juhul püüelda, et meie igasugused kultuurikaanonid ei oleks ainult need kindlad nimekirjad valgid mei. Ükskõik, kas me räägime kirjandusest või teadusest või muusikast või millest iganes. Ma ise mõtlesin siia tulles selle peale, et mingil määral väikest riburada pidi hakkab vaikselt tulema, näiteks Kumus on praegu üks ju Eela siis Saarioni, näitus, mis on nagu Jaanus Samma ja kaaskunstnik. Mis on näide sellest, kuidas mingis Eesti kõige suuremas kunstimuuseumis on käärnäitus. Seal on olnud teisigi varem. Seal on projektiruumis seksitöö näitus Eesti kunstiajaloo kogude põhjal. Kalevialt välja ilmus raamat Eesti LGBT ajaloost. Et nagu mingid sellised näited vaikselt tekivad. Sellest me oleme muidugi kaugel, et see kuidagi kaanonis saaks nagu nii enesest mõistetavalt jõuda nagu mingi Tammsaare või keegi. Ma ise hetkel, ma mõtlesin nende mitte piduste kväärruumide peale. Mulle väga meeldis, mis sa ütlesid, et Peemoti keskus on koht inimestele, kellel ei ole mujal olla. Sest et kvääri all me võime inimesed näiteks kellel on mõni puue, võivad ennast samamoodi tajuda kväärina, sest et kui me elame ühiskonnas, kus on nii rangelt ette kirjutatud see, mis asi on normaalne ja sa ei vasta sellele konkreetsele definitsioonile normaalsusest, siis lihtsalt tajudki, et sa oled kväär. Aga ma mõtlen seda, et võib-olla need mingid taskud selliseid päevaseid kogunemisi, kväärinimeste päevaseid kogunemisi on ikka tõenäoliselt siin seal toimunud läbivalt. Näiteks ma ise praegu valmistan ette Kumus Anne-Stiina Troimundi näitust, kes kindlasti paljud teist teavad, oli Eesti esimene lesbikunstnik, kes ennast ka niimoodi nimetas, kes kahjuks lahkus meie seest 7 aasta eest. Ja tema jaoks oli hästi oluline peale kunsti tegemisega aktivism. Ja üks asi, mida ta tegi, oli kväärlugemisringide kokkukutsumine koos oma kaaskondlastega, ehk et nad otsisid kväärteooriat tekste, mis enamus olid muidugi inglise keeles, siis ei olnud veel eesti keelde tõlgitud neid.
ja lugesid neid koos ja arutasid neid, said siis kokku kas Märtsi projektiruumis või kellegi elutoas. Et ühesõnaga selliseid näiteid kindlasti leidub veel. Ma jah, täienda. korra siia juurde tookski orgaanilise, ütleme selle kohta siis kväärkultuur, sest see tihti koosneb inimestest, kes on kväärid, kes tulevad kokku, et on toimuvad need struktuurid, need peod, need Bemoti keskus on tutvustanud omavahel inimesi ja kui neil on vahendeid, siis nad korraldavad ka spontaanselt päris palju asju, et meil on siuksed piknikuõhtud, mis on semiregulaarsed, mõned inimesed korraldavad, siis punkskenes, mis on meie kvääraskenega üsna põimunud, on toredad mingid õmblusklubid noortele, kes lihtsalt kogunevad kokku Pirogovi pargis, hakkavad õmblema nagu. Need on küll jah, grupeeringud ja sidemed on tekkinud ja nendest sidemetest tekib see väljaspool ööelu kväärkultuur läbi kõikide koostegemiste. Ma korra küsiks teie käest, tõstke käsi, kui te tunnete nii, kas teie ise kväärina, ma saan aru, või vähemalt kväärkultuurist osavõtjana, tunnete, et te olete ühtlasi ka aktivistid? Tõstke käsi, kui see nii on. Ei pea olema, ega see võib-olla nagu kunagi vahepeal mõnikord mitte nagu kivisse raiutult. Mis sa mõtled nagu aktivisti? Ma lihtsalt haaresin sellest sõnast, et kuna ma küsisin, eks ole, et kas kväärkultuur vajab sellist poliitilisust, on ju, ka mingisugust, ma ei tea, poliitilist suunamist võib-olla selleks, et arenguruumi leida, mitte üksnes nagu seda, et kväärkogukond ise teeb, et siis selle poliitilise tahte või poliitilise ruumi leidmiseks on aktivisti või aktiviste tavaliselt ikkagi vaja olnud, et nii-öelda tuua see hääl oma kogukonnast välja, tuua nende teiste inimesteni, et vaata, võimalike ka ällaideni, eks ole, või nendeni, kes kaasa aitavad selleks, et seda kväärkultuuri siis normaliseerida või tuua varjust välja. Ma arvan, et kõik, kes võtavad ükskõik mis vormis osa kväärkultuurist, veits on aktivistid ja veits ikkagi on nagu siin kuidagi ikkagi poliitiliselt ka mõjutatud, sest et nagu käär olemine veits on poliitiline praegu nagu, et sa ikkagi pead teadma mingeid asju, kui sa lähed paraadile, siis nagu kui sa lähed sinna, siis nagu võiks teada, mis sa teed seal või nagu, et ei pea. Absoluutselt nagu võid lihtsalt ka minna, on ju. Aga lihtsalt et üldiselt, et kui keegi tuleb ja küsib, et mingi, aga mis õiguste eest te siis võitlete, et mis võrdsust te tahate? Ja siis lihtsalt ma tulin lihtsalt siia kõndima nagu, mis on ka oli chill, aga et isegi nagu ma ei tea, kui sa vaatad, praegu meil on nüüd muidugi Queen of the Mall on TikTok, on ju, kus on siis, kus palun, ärge võtke mingit poliitilist nagu, please lihtsalt. See on nagu eriti mingi siukestel teemadel vaata, et okei, mõni asi seal on nagu päriselt kasulik, aga üldiselt lihtsalt nagu võib-olla mitte. Aga et seal siis nagu isegi mingi 14-15 aastased nagu kväärbeebid siis ka nagu, et ikkagi on nagu mingi umbes, et rusikas püsti on nagu mingi, mina võitlen ja siis keegi kommentaarides küsib, et mille eest siis on mingi selle kõige eest nagu. et jah, ma arvan, et kõigis peab veits seda mõlemat nagu olema. Ei pea, aga saad aru küll. Nii pärast on, ja kväär on olemuslikult poliitiline. Ma arvan, et see on selle osa igal juhul. Et meil on ju igast teisi sõnu ka, sa võid olla geimees, kes ei taju mingit seost sellise nagu aktivistliku skenega üldse. Ta võib lihtsalt elada oma elu ja ma ei tea, töötada mingi pangas ja mis iganes, vabandust, kui siin on mõni geimees, kes töötab pangas, see on okei. Ametis, poemüüjana, traktoristina. Kiirabis täpselt. Jah. Aga jah, ma ei tea, kväär minu meelest on jah ikkagi selline, selles mõttes, et aktivism ei ole ka nagu mingi üks konkreetne asi, et sa pead korraldama marsse, muidu sa pole aktivist, vaid sa võid igasuguseid asju teha, sa võid lihtsalt
tänavapildis silma paista, et sellega, et sa näed lahe välja. Ja juba võib-olla mõjutab mingit inimeste elusid. Ma ise olen pigem nagu kirjutajana, ma arvan, aktivist olnud, et see on minu selline formaat. Aeg läheb hästi kiiresti. Kuidas teil, ega te veel ei ole magama jäänud siin, et mõnel on äkki küsimusi tekkinud või kommentaare? Me hea meelega võtaks saalist ka mõne küsimuse. Meil on mikrofon selleks. On julgeid? On midagi kripeldamas? Et kui ja. Nii, jälle mina. Kui see ei ole liiga privaatne küsimus, siis ma küsiks võib-olla seda, et kuidas teid ja teie seksuaalsust või teie enese leidmist ja otsingut on mõjutanud Eesti kväärkultuuri areng ja see, kuhu see jõudnud on ja kas te tunnete, et kväärkultuuri arenemisega te oletegi endaga rohkem võib-olla sõbraks saanud või selle läbi kuidagi ennast rohkem leidnud? Jah, see on mu küsimus. Oma isiklikku kogemust siis, kui olete julged jagama, siis võib jagada praegu. Ma saan aru. Ma võin öelda, et kõik eneseavastumine toimus pigem internetis ja siis olin nagu Tartus, vaatasin ringi, mis toimub, olin nagu kurat peab ikka ise korraldama. Ja siis ise korraldamine, see on nagu kasvatanud mind. Nagu, ma ei tea, kas minu identiteeti, aga lihtsalt minu isikuomadusi muutnud. Ja minu jaoks ma alustasin rohkem tegemist just üle-eelmine aasta. Eelmine aasta hakkasime pedepõrgupidudega tegelema. Ja see on küll väga transformatiivne olnud. Ja. Palun. Thank you. Ma ei tea, kui paljud teist teavad seda sarja Pose? No mõned teavad. Tavai, väga epic. No ma nägin seda esimest korda, kui ma olin 15-16 äkki. Ja ongi, et ma nagu teadsin suht varakult, et mulle vist ikka meeldivad tüdrukud ka, et see oli mingi, kui ma olin 12 äkki, siis mu trennikaaslane rääkis mulle, et ta kaotas oma süütuse naisele ja ma olin mingi, what? See on asi või? Ja siis ma guugeldasin, et bisexual, guugeldasin nagu, mis see on, ja siis ma olin mingi, oh my god, this makes sense. Ja siis mul ei olnud nagu mingi hull mingi coming out, ma lihtsalt, kell oli mingi 12 kooliõhtul ja siis ma läksin lihtsalt oma ema juurde. Ma olin mingi, mulle meeldivad tüdrukud ka, et oli mingi okei, mine magama nagu. Kell 12, ma pane telefoni ära. Ja siis me lihtsalt ei rääkinud sellest ja ma nagu, ongi see, et ma hakkasin nagu tagasi mõtlema ka nagu näiteks lasteaed on ju, sest et see on nagu, see on väga personaalne nagu, või siuke, kõigil on oma lugu ja kuidas nagu iganes nad lõpuks jõuavad siis selleni on ju. Et ma hakkasin mõtlema nagu lasteaias näiteks, et ongi, et seal olid nagu mingid tüdrukud, kes mulle lihtsalt jäid väga meelde. Aga ongi, ma olin väike, ma ei saa aru, mis see on, vaata, et ongi, et nagu ma ikkagi kasvasin nagu väga-väga heterokeskkonnas üles. Also kasvasin Lasnamäel. Seal ei ole ilmselgelt mingit kväär kogukonda, kuhu minna, vaata. Ja et jah, see on siuke väga hall mass koht, kus kasvada. Ja üldse nagu ongi see, et selle hetkeni, kuni ma olin 16, nägin nagu seda Pose'i ja nägin, et see on tegelikult täiesti nagu haige asi ja mingi omaette maailm ja nagu kogukond. Ja siis ma sattusin Sveta baaris. Sattusin rest in peace, sest et see on nagu, see oli too much juba, see mingi maksutõus ja Sveta ja see on nagu, no aitab veits. Siis ma sattusin Svetasse BAM-ile, mida korraldab ka, üks korraldast on Rene Köster. Ja ma nagu, ma ei mäleta isegi, kuidas ma sattusin sinna, aga ma olin järsku seal, ma olin Svetas, ma vaatasin ilmadega, ma olin wow. See on päris.
ja siis mul nagu kohe tekkis nagu sihuke community tunne. Et ma vaatasin ümber ja seal olid inimesed, nagu ongi see, et see oli mu esimene kokkupuude sihukese asjaga. Ja siis ma vaatasin ja ma kuidagi nagu kohe tõmbusin selle poole, et ongi, et isegi kui see oli esimest korda, kui ma nägin päriselus inimesi Dragis ja ma nägin, ma ei tea, no täiesti teistsuguseid inimesi, kui ma muidu nagu nägin. Et siis ma kohe, see oli kuidagi nii normaalne ja nagu nii loogiline mu jaoks, et ma olen siin. Ja ma olin lihtsalt mingi okei, see on nüüd minu thing. Ma olen nüüd siin ja ma jäängi siia. Ja siis järgmine pall ma juba, see oli jõulupall ja seal ma juba kõndsin kategoorias. Ma kahjuks ei mäleta, aga see oli võib-olla midagi slari. Ja ma lihtsalt tean, et ma olin Svetas, lava peal 16, ass out, tits out. Ma vist mäletan seda. Aga me panime selle kinni ka. Me panime selle kategooria kinni. Ja et jah, kindlasti see jääb siis siia Rumeeniasse. Et ja siis sealt edasi ma saingi nagu sõbraks, noh ongi Rene ja Baša ja kõik nagu ja muidugi Ediga, et nagu, et siis sealt kuidagi hakkas see pall veerema ja siis ma käisin veel ja ma sain veel sükest inimestega tuttavaks, bla. Ja siis nüüd nagu aastaid hiljem, siis nüüd ma olen jõudnud nagu, kuidas ma ütlen, ma olen jõudnud sinna homospektrumi tippu. Ja ma olen mingi, võib-olla mulle ma ikkagi tõmbun ainult ühte suunda nagu. Ja ongi, et see avastus on ikka veel täiesti haige mu jaoks. Ma olen ikka veel nagu, et ma olen lesbi. See on nagu täiesti mind-blowing mu jaoks. Ja ma ei oleks elus oodanud, et ma olen täna siin teie ees ja ütlen sükest asja. Aga et see on kuidagi väga vabastav on ja tõesti siuke, et nüüd kui ma olen siukses space'is ja siis on siuke nagu kodune ja tore on ka näha, et noh ongi, et mulle suht hiljuti just kirjutas keegi, ma ei mäleta, kes täpselt, aga keegi kirjutas mulle ja küsis mult, et kuidas ma nagu julgen nii avalikult ja mul on päriselus ka sama vestlus, et kuidas ma julgen nii avalikult rääkida nendest asjadest. Ja ütles ka, et ta on nagu mõelnud minna mingile kväärüritusele, aga ta ei julge ja ta nagu just sai aru, et ta on kväär ja ta ei ole kellelegi veel rääkinud. Ja siis ta nagu kartis, et kui ta läheb isegi kväärruumi, siis seal arvatakse ka, et ta on imelik. Ja ta tundis nii üksi ennast, ütles, et ta lihtsalt nagu oma magamistoast on proovinud nagu mingi, et ta on proovinud mingi kleitle selga ja ta tunneb ennast täiega hästi, aga ta ei julge minna ühelegi üritusele niimoodi. Ja siis ma ütlesin, et okei, aga et ongi, et see on nagu, et ükskõik kus sa oled, tegelikult sa ei ole absoluutselt üksi. Kui sa oled kväär, sul on community ja inimesed võtavad sind soojalt vastu, sest me kõik teame, mis tunne see on. Ja me kõik teame, mis tunne on mitte tunda ennast hästi selles nii-öelda normatiivses keskkonnas ja sellepärast meil ongi siuke oma space, mida me tegelikult nagu me ei gatekeepi, aga me kaitseme. Ja ongi, et kui sinna tuleb uus inimene ja ongi, et kas nii-öelda ütleme siis piltlikult astub ustest sisse, siis me saame aru, et sa oled närvis, et sa kardad ja seda enam me võtame su veel laiema kallistusega vastu nagu, sellepärast, et it's what you do. Ja see ongi nagu see kväärarmastus, mis on minu meelest üks kõige puhtamaid ja ilusamaid armastusviise üldse. Sest et nagu me kõik jagame seda samat ebamugavust ja valu ja et mitte kunagi, et ma ei tea, kui siin saalis on ka keegi, kes nagu on, noh, ma ei tea, veits kardab või nagu ongi, et see on uus asi ja see on ilmselgelt hirmus, et kui sa lõpuks tuled kodust peegli eest astud nagu päriselt välja. Aga et see community mitte kunagi nagu ei, noh, me ei pane ust kinni nagu, et see on, kõik on teretulnud ja me saame aru, et see on hirmus.
aga ikkagi, et sa oled nagu osa sellest, isegi kui sa ei käi üritustel, sa oled ikka osa sellest. Ongi, et siin nagu on. Kui ma võin korraks reklaamida Beemati keskust jälle Lille 9 praegu, kolime kogu aeg, siis seal on nii tihti seda minu jaoks on nagu lausa naljakas, et aru saada, kui keegi, kes ei ole varem käinud, tuleb sisse, siis vabatahtlikul, kes hetkel valves on, peaks minema sinna tervitama, aga seda on nii naljakas näha, kuidas tuleb keegi sisse, kes ei ole varem käinud, kes on ilmselt ise kväär, siis ta nagu tuleb sinna, tal on imelik ja kõikidel teistel on täiesti ükskõik. Nagu ta tuleb, arvab, et see on nüüd suur julge samm, aga kõik teised lihtsalt chillivad seal, sest see on nagu meie space, nagu me oleme kõik seal sellised imelikud ja meil on... ja siis pinge enamasti lahustub üsna kiiresti, kui uus inimene sinna satub, et ta saab aru, et see, et ta sinna tuleb, see ei ole nüüd, et ta on nüüd nimekirja pandud ja kaabud tulevad võib-olla järele talle, ei, see on lihtsalt tuled ja istud maha ja see on diivan, vahid telefonis, võtad kleepse, võtad pinna, Lille 9 everybody. Ma ütleksin, et paljudel inimesed muretsevad mitte selle eest, et ma tulen, et kas on see okei. Inimesed muretsevad selle peale, et how I can be more attractive, more visible, et kuidas ma saan teha, nagu how can I make my moment in the room. Et ja see mõte, see väga aitas mind aru saada ja nagu andis mulle võimalust, et kus mina sain ennast väljendada, et peale kolimist, miks ma kolisin Tartust Tallinnasse, ma lõpetasin kooli, siis ma kavasesin ülikooli minna õppima nii ja naa, aga siis adventure has begun ja samas Svetabaar, inimesed, tutvumised, võimalused tantsida nii inimestega in the same nagu crowd, kui ka lihtsalt hüpata lavale, et mingi DJ-ga samal ajal tantsida. Ja see üksus, nagu see atmosfäär, mis reaalselt nagu oli tekkinud kogu aeg, et inimesed tõesti supportivad, inimesed tõesti toetavad üksteist. Ehk siis, kui sa oled tõesti mingi näost nagu, sinu attitude täitsa nagu rääkib, et ma ei tunne ennast mugavalt siin ruumis. Queers, nagu queerid teevad as much as they can do, nagu automaatselt. Aga kui inimene ei tunne seda, you know where's the door. Võib-olla see ei olegi sinu koht, et võib-olla see ei ole sinu väljendamise viis, sest gein olla ei tähenda seda, et sa peadki automaatselt nagu minna lavale mingi, ma ei tea, make-upi ja hilsides, et see üks väljendumisest, et see ka, ja see on kunst, kväär on kunst ja mina sain tõesti aastadeni, ma uurin siiamaani igapäevaselt, kes ma olen, milline ma võin olla ja isegi huvitav, I'm curious, milline ma võiksin tulla, aga ainuke asi, mis meie saame teha, et siis olla homme meie parim versioon ja mis tegelikult näiteks mind artistina, kõik minu seiklus, mis mul oli olnud ja mis mul ikkagi tulemas, mis see antis, see, et ma avastasin, et tõesti tunnen ennast mittebinaarsusena inimesena ja mina võtsin seda nii, et mitte see call me they, them ja nagu ainult niipidi ja siis ma solvun, kui keegi ütleb mulle she or he or whatever. I don't give a shh. Sest ma tunnen, et meie kõik siin nagu olemegi ajutiselt. It's just our outfit, it's just our skin in this game. Me saame seda modifitseerida. Me saame seda samamoodi, it's just a fucking Sims. It's just a Sims, it's just some kind of Sims, nagu igaühel on oma eesmärgid, igaühel on omad
probleemid igaühel, nagu see on tõesti, mina sain aru, et see on tõesti nagu mingisugune mäng. Single player, aga koos mängida palju huvitavam, palju mõnusam. Ja mina üldse nagu ei tunne ennast nagu ebamugavalt, et nagu ja see ongi see asi, mida ma tõesti soovin, et inimesed reaalselt hakkasid nagu mõelda meile peale. Actually, no one gives a milline te olete, kuidas te olete. Lihtsalt see, et teie ise peate muretsema, meie ise peame muretsema meie peale, et kas ma tahan olla selline või kas ma tahan olla seal. Et lihtsalt on see, et you have to bring it up with the energy that you deserve your choice of being who you are. Ja mina tunnen ennast nii vabalt ja mugavalt igal pool, sest ma sain aru, et and so what? I can be me or I can be she. I can be whatever I can be. And also I can be whatever you want me to be unless you pay enough, you know? And ja ma olen jumala tänulik selle, et kõik, mis mu elus toimub nagu mingi Hispaania Netflixi suse järgi, et inimesed, kellega ma olen tutvustanud, just need inimesed, kes on praegust näiteks minu väga suured sõbrad ja iga üks asi, mis nagu oligi veits nagu eraldi, näiteks mingi Svetas nagu üritused, mingi Voogi asjad, siis minu tavaline elu, aga ma sain aru, et see kõik ühineb, sest mina võtsin ennast kokku, et ma sain aru, mul ei olegi vaja näiteks tööl olla mingi nagu straight, mingi siuke vibe, ei, sest inimesed nagu, me kõik oleme näitlejad, aga näitlejana sa võid olla palju parem, kui sa tunned oma rolli ja endast nagu palju mugavam. Ja jumal tänulik nagu kõigile ja vabadus, see ongi see asi, mida igaüks peab tundma, aga kuidas seda hakata tundma, ongi see, et küsigi iseennast, kas ma tahan? Do I want to be free? And what I can do to be free. Ja siis need asjad, mis reaalselt nagu segavad. Goodbye. Yeah. Nii. Ja siis meil see kõik peale selle hästi mega tore monoloog oli. Peale selle kõik, kes saavad, võivad ka panustada sellesse, et elimineerida neid juriidilisi, meditsiinilisi, poliitilisi, vägivaldseid takistusi, mis meil kõigil ees on, mis meid takistavad neid asju tundmast, vabadust tundmast siis. Ja mina olen see praegune, tähendab, et mu enda kväärärkamine on toimunud küll ka siiski subkultuuri skenes, ma arvan. Kunagi oli siuke pidu, praegu vist ka nagu Beats from the Vault, mis on siuke kotidisko, mis toimus keldrites. Toimub seni. See toimub seni, jah. Näed, ma olen purbiasse kadunud. See oli minu üks kohti, kväärärkamise kohti, aga teised paljud kogemused on ka hästi sellised, kus ma just eemaldun peoskennast ja lähen nagu hästi isiklikku ruumi hoopis umbes, et hakkan mingi konkreetse inimesega kuskil tagatubades kohtuma ainult. Nagu mitte veidras mõttes, vaid nagu, jah. Et aeg on väga-väga kiiresti läinud, nagu me kõik peame seda silmas pidama ja kuigi ma arvan, et me tegelikult oleme arutanud ka veidi neid probleeme, kuigi mitte nii täpselt, et me tajume neid siin õhus, et mulle kuidagi tundub, et sellise isikliku ja vabastava ja kuidagi sellise võimestava olukorra juures on nagu parem lõpetada. Või et ma pigem nagu laseks teil kõigil veel, kui teil on nagu midagi kripeldab, et tahaks midagi öelda, siis öelda. Ja kui kellelgi kripeldab siin saalis veel midagi, siis laseks küsida. Ja palun. Ja kohe annan. Ja kuidagi jääkski selle juurde lõpetuseks, kui sobib. Ja tule küsi.
mul küsimus, et kuidas saaks Eestis enamused toetada kväär- ja vähemuste kultuuri? Ma tunnen, et sellest eriti ei räägitud, aga just ilma selle kustutamise või ekspluateerimisega. Ehk siis küsimus, kes on need, kes kaasa saavad aidata või alla, kes võib-olla ise ei ole selle kväärkultuuri sees, kuigi võivad ka olla, eks. Kuna me eksisteerime kapitalistlikus majanduses, siis kulutage palun raha. Palun ostke meie siine, ostke meie kleepse, ostke meie pinne, tulge pidudele, ostke pidudel jooke, sest see toetab kohal seda peomaja. Ei pea alkohol olema. Andke teada, et te soovite ka mittealkohoolseid variante pidudel, see on ka väga oluline, et mõni pidu ei taju, et mittealkohoolsed variandid on väga olulised inimestele. Mina tihti käin peol täiesti kainelt, nii et nagu valikut on vähe, kluubmate ja Coca-Cola nagu. Wow. Mina ütleksin seda, et lihtsalt osaleda, uurida, kus saaks, mis asukohad ja tavaliselt ongi see, et praeguses üritusi, kui nagu ongi korraldama, siis siukses nagu kohtades, et kui korraldajad mõtlevad selle peale, et igaühel oleks safe olla ja näiteks hästi lühidalt ütlen, et nagu viimase voogpalli me korraldasime, siis meil oli üks kohtunik Femme Queen ehk siis transgender woman ja tema näiteks peale üritust rääkis meile korraldajatele, et meil Eestis voogpall oli siuke, veits nagu straight vibe. Ja siis ma sain aru, nagu, mida ta mõtleb, et mis nagu meie tõesti tahame, korraldajad ja üldine ballroomi kultuuri osalejad meil Eestis, et me tõesti saame olla ja me saame anda, pakkuda inimestele, transinimestele, eriti transinimestele, sest tal oligi see, et you don't have even you don't have even nobody from your country who was walking the ball, transgender nobody. Ja siis me saimegi nagu mõelda, et aga kust saaks siis leida neid inimesi, keda saaks nagu kutsuda, et vähemalt vaatama ja näiteks järgmine laupäev me korraldame Metallic Things Kiki Ball Hangris Tallinnas, et see tuleb üsna väike üritus, aga me teeme siis paar kategooriat samamoodi drag artistidele, lip-sync performance, et ikkagi kui avastada midagi, siis see on väga hea võimalus. Et ma võin nagu sellest pallidest võib reaalselt nagu väga palju rääkida, võib isegi videod ka vaadata, aga kõige paremini töötab see, et kui te tulete kohale ja vaadate oma silmadega ja siis te tunnete, mis reaalselt see on. Ja samas korraldame Vogue workshop'e, meistrikursuseid, samas tuleb siis meil kohtunik Soomest, kes ühes kursuses hakkab rääkima best dressed kategooriast, ehk siis kui teil on mingisugune tegevus, mis nagu nõuabki riietamist, siis väga hea võimalus kohtunikust infot saada ja midagi tõesti enda jaoks uut saada. Ma ütleks nii, jah. No, Piret. Ma ütleks, et hetero inimesed võiksid teha, et me rääkisime ju praegu nendest kväärpidudest ja üritustest, ruumidest, aga hetero inimesed võivad ka teha nii, et nende ükskõik mis asja nad teevad, mingi hetero-ür oleks normaalne kväär nagu sõbralik või vähemalt selles mõttes, et ei pea viskama mingit homofoobset ja transfoobset kildu ja üleüldse laiemalt ei pea, ma ei tea, lastele rääkima seda sinise ja roosa juttu ja kuidagi liialt nagu suruma kastidesse iseennast muuhulgas. Jah, ma ei tea, et alustada võib-olla mingist introspektsioonist ja siis lõpetame selle heteropropaganda ära. Ja, selles mõttes, et mitte nagu ruumi ära võttes, eks ju, teistelt inimestelt, aga
just, täpselt, mis sa ütlesid. No meil on neid kohti ju, meil Hallis, Paavli kultuurivabrikus, et meil on sellised kohtad, et mis ei ole otseselt queer või mingi straight, et seal igaüks on teretulnud, et vähemalt on selliseid kohti olemas, et ma ei tea, kuidas siin Tartus on. On, Tartus on ka. On jah. Ma tahaks jõuda sinna, et ma lähen ärki või ma lähen PPA-sse ja ma ei kuule mingit fucking, ma ei tea, homofoobset jura. Et tahaks sinna jõuda. Või arsti juurde. Või arsti, mis iganes, eks ju. Bussis. Manna. Siin on nii palju häid vastused, et mul ei olegi üle väga palju midagi lisada, aga no ongi nagu näiteks vanema generatsiooniga vaata, et ongi, et ma arvan, et meie kõigi vanemad, mitte kõigi, aga nagu üldiselt suurem osa meie vanematest oli see, et kui poiss jakutab tüdrukut juustest, siis see tähendab, et ta meeldib talle. Ja no täpselt nagu see sinise roosa jutt on ju. Et ma olen aru saanud, et seda vanemat generatsiooni lihtsalt pole enamjaolt pointi lihtsalt vaielda nendega, sest et nad on kasvanud nii tugevalt, see on neil nagu nii raudkindlalt sees, et lihtsalt nagu ei jaksa, sa nagu vaidled lolliks ennast lihtsalt, vaidled konkreetselt heteroks tagasi ennast lihtsalt nagu, sa lihtsalt ei viitsi. Lihtsalt võistluse lõpuks sa oled lihtsalt mingi, tead, vahet ei ole nagu. Ma olen nagu sina, lihtsalt ma ei viitsi, sa ei viitsi ka olla. No. Aga jaa, mingi asjalikku, aga ei ole nagu. Et lihtsalt aru saada ja toetada igati moodi, kuidas saab ja raha kindlasti hästi palju sisse panna meie üritustusse. Ja, et materiaalsus ja arusaamine. Kui ma võin ise ka öelda, siis minu meelest see on mingiks mõttes inimese on hästi lihtne, et kes iganes oled arst või ma ei tea, oled riigitöötaja või oled poemüüja, eks ole, siis sa võid ju olla normaalne salliv inimene, on ju. Ära ise käitu halvasti. Nii lihtne. Sellest see algab. Ja tegelikult täpselt nii nagu siin oli juttu enne sellest, et mõlemad sattusite Svetasse, et Sveta ju ei olnud ka selline, et see on kuidagi kindlasti queer koht, vaid et seal olid nagu reeglid, et me ei käitu siin üksteisega halvasti, mitte kellegagi. Me oleme salliv, normaalne õhkkond, kus erisused ja mitmekesisus on lubatud ja ma arvan, et mida rohkem ise luua neid kohti, kus iganes, kas või konverentsi korraldades, üritusi korraldades, ka mitte queer üritusi korraldades, eks ole, lihtsalt mingi suvalisi üritusi korraldades, tagada seal selline hea südamlik õhkkond, et siis on juba üks samm astutud. No võib-olla ka lihtsalt see, et kuidas igaüks representeerib ennast. Et siis kui näiteks uksest nagu jalga tuled, nagu I'm queer, you have to respect me. Ja see ongi kõik. Ja siis nagu, kui nõutakse mingisugust nagu respekti, et nagu ma olen selline, et sa pead nagu mind austama ja siis nagu see. Tavaliselt nagu see ei toimi. Toimib see, kuidas igaüks käitub, kuidas ta väljendab ennast oma arvamusest ja siis see annabki. Et tavaliselt inimesed panevad mingi leibli, aga ma olen nii palju leibla nagu saanud enda peale, aga inimesed siis nagu eriti neid straight nagu mingi lastnaud, need siuksed nagu tüübid, kes nagu vaatavad sinust nagu Peale seda, kui nad rääkisid minuga suhtlesid, siis nagu ma kuulan mingi, et tema kõige parim inimene, keda ma olen näinud. Ja ma nagu, mis asja? Siis tavaliselt inimesed panevadki mingi leibli, et sa oled nagu mingi gei, sa oled pede, sa oled see, ma ei hakka sinuga rääkima, ma ei hakka sinuga suhtlema, you are not enough. Aga tegelikult I'm more than enough. Ja just tema väiksele nagu karbikese, millest ta õnneks oli elanud, seda kaand lahti saab teha. Ja lihtsalt on see, et kuna me oleme kõik warriors ja warriors for freedom,
siis ma arvangi, see ongi missioon ongi selles, et selgitada inimestele, kellel on stereotüübide täis, kes nagu ongi kuulnud, et näiteks ma olen kuulnud kunagi, et sorry, ma ei saa sinuga nagu ühe pudelist juua samast pudelist, sest nagu ma ei tea, mida sa oled sellega suuga teinud ennem. Back at you. Ja siis ma mõtlesin, et see on nagu mingi siuke nagu legend, et nagu see LGBT nagu asjana, see on disease, millega saab nagu nakatunud saada. Ma nagu, kas nagu tõesti keegi nagu arvab, siis nagu üks inimene isiklikult nagu mulle ütles seda. Ja siis ma reaalselt nagu olen selgitanud talle hästi rahulikult mingid täitsa nagu meie jaoks nagu rumalad küsimused, aga kuidas sa said aru seda? Aga mis su koolis oli? Aga kuidas sa vanemad reageerisid? Aga kuidas see? Ja siis normaalselt, hästi rahulikult sa vastad talle, aga siis silmad lähevadki nagu tal. Aga siis see kaan läheb nagu autuks, nagu ta vaatab. Ja vahepeal inimesed, just need poisid, nad hakkavadki nagu curious olema, nagu, aga siis lähevad tagasi oma karbidesse, sest society, nagu ühiskond hästi mõjutab seda. Ehk siis, this is our mission, lihtsalt olge nagu, kes te olete. Ja mina ütleksin, nagu ei pea lihtsalt nagu nõudma, ma olen selline nagu austa mind. Ei, inimesed hakkavad austama sinu käitumisest. Ütleksin selle. Nii. Ma arvan, et plaksutame ja lõpetame ära. Aitäh esinejatele ja aitäh teile saalis ja ekraani taga ka. Ja meil on siin ka kingitused osalejatele, nagu ma näen. Nii et, Kris. Appi konsumerism. Ja aitäh kõigile veel kord. Võib salongides jätkata nii-öelda. Kõik jah. Aitäh.